Võib-olla on sul soov ja plaan õhtul peale koju tulekut minna rattaringile. Ja samas võib-olla on sul välja kujunenud komme, et kui tuled koju ja vahetad riided ära, siis lähed, viskad ennast natukeseks diivani peale, võtad telefoni ja loed uudiseid. See mõnutunne või pinge leevenemise tunne, mida sa diivani peal uudiseid lugedes koged, on tegelikult aju jaoks samasugune preemia, nagu meil harjumuse kujunemiseks vaja on ja niimoodi ongi sul tõenäoliselt kujunenud istumisharjumus. Sul on kujunenud reegel, kui tulen koju, vahetan riided ära, istun diivanile, mul hakkab hea. Sa oled kujundanud endale ühe tugeva istumisharjumuse, kõik 3 harjumuse nippi on töös, korduv tegevus, meeldiv tegevus ja preemia. Kui sul on kavatsus minna liikuma, aga samas seal kõrval on välja kujunenud vana hea istumisharjumus, siis paraku harjumus kipub kavatsuse üle võitu saama. Ja sageli me ei ole teadlikud, et meil on sellised istumisharjumused, mis takistavad uute liikumisharjumuste kujundamist. Sellepärast üks väga oluline samm ongi revideerida, üles leida oma istumisharjumused selleks, et saaks neile teadlikult vastu tegutsema hakata. Ütlus, et kõige pikem on teekond diivanilt ukseni, on sisuliselt tõsi. Püüa ära tabada see üks hetk, kus sa saad valida, tõusen püsti ja nüüd ma lähen. Proovi see hetk ära tabada ja ennast selle eest tunnustada. Nende olukordade äratundmine, kus meil on seni olnud tavaks jääda mingisuguse vana istumisharjumuse juurde ja otsus nendes olukordades teisiti käituda, on väga suur samm liikumisharjumuse kujundamisel. Selleks, et nendest hetkedest ülesaamist enda jaoks kergemaks teha, võid kujundada sinna ka mingisuguse motivatsioonilise rutiini, näiteks panna muusika mängima, mis võib aidata meeleolu tõsta ja selle sammu astumise kergemaks teha. Vaata läbi, kus, kellega koos, millal see juhtub, et sa jääd istuma. Kui oled sellest mustrist aru saanud, saad hakata tegema plaani, kuidas neid olukordi kas vältida või asendada istuvad tegevused liikuvate tegevustega.